Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tere tulemast kuulama vestlussaadet Vaba sõna. Stuudios on Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Esmalt teeme reklaami ja kutsume teid jälgima esmaspäevast Riigikogu istungit, kus tuleb käsitlemisele 2 EKRE arupärimist. Esimene Rail Balticu teemal ning teine riigikaitseõpetuse probleemide kohta. Nii et ainukene põnev päev ei ole ka infotunni päev, vaid on ka arupärimiste päev, mis on siis tavaliselt esmaspäev. Aga tänases saates tuleb juttu Mart ja Martin Helme kõnetuurist, mis jõudis kolmapäeval Rakverre, sellest, kuidas droonid Eesti õhuruumis karistamatult ringi lendavad ning sellest, kuidas Teaduste Akadeemia õhutab kliimapaanikat. Evelin, oli emotsionaalne päev, kolmapäevane päev, kus me kutsusime siis Uku Arusse kokku rahva kuulama Mardi ja Martin Helme kõnetuuri. Ma pidasin seal ise sissejuhatava kõne, mida ma siis ka kohe pisut refereerin, aga sellise suure maja puhul on ikka see küsimus, et no kuule, kas ikka poliitilist ettekannet tahetakse kuulata, kuigi EKRE üritused on olnud rahvarohked, aga ikkagi, kui sul on 470 kohta, nagu mina aru saan, siis on ikka väike ärevus sees, et kas inimesed tulevad kuulama. Ja sina olid ukse peal, mis tunne sul oli? Ja, tere ka minu poolt ja tõesti väga uhke on Uku Aru saal, maja, et kohe ei saa ju arugi, et need saalid nii suured on, et eriti see peasaal ja minu meelest oli väga tore selline mõnes mõttes vaimule pakkuv ma ei oska, etendus vist ei ole õige sõna, aga selline, et inimene läheb ja kuulab ja saab teada ja saab küsimusi esitada, et see nagu omaette poliitiline žanr. Ma kutsun üles ka teisi poliitilisi jõude inimestega suhtlema. Tehke samamoodi, tehke tuur, et inimesed saaksid küsida, teada, mis riigis toimub ja ma ei kujutanud ette, et rahvast nii palju oli, et hiljem, kui me vaatasime küll, et jah, kõik toolid on täidetud, mõned üksikud seal ridade keskel on veel tühjad, aga kui meile administraator ütles, et seal saalis on 314 kohta ja kõik kohad olid täis enamasti, et ligi 300 inimest väikse Rakvere linna kohta on väga hea tulemus, pluss see, et paljud pensionärid ju ütlesid, et neil pole transporti. Et nad on sealt Rakvere ümbrusest, on Väike-Maarjast, on sealt Piirakandist või et pensionäridel ei ole võimalik näiteks tulla. Ja Eveline pidulik saal saada pilgeni täis. Ma istusin osa aega seal taga ka veel, nähes tõesti, et üksikud tühjad kohad olid suures 300 kohaga parteris ja osad istusid teisel korruse rõdul ja osad seisid püsti. No kuule, milline poliitiline erakond saab saali täis? Ja ma väidan sulle vastu, kõik poliitilised erakonnad tahaksid rahva sekka minna, aga kui sinna tuleb 5 inimest nende enda erakonnast ja 3 pensionäri veel kohvi võtma, siis nad lihtsalt ei tule ja kui tulevad rehvikad, siis nad vilistatakse lihtsalt välja ja öeldakse, et kadugesid minema. Jaa, vaata sellega tulebki meelde, kui Kaja Kallas käis Võrus ja tulidki kohale inimesed ja sõimasid, et miks riigis olukord nii halb on ja pärast Kaja Kallas rääkis, et Võrus on kõige kurjemad inimesed. Ma arvan, et Võrus ei ole mitte kurjad inimesed, vaid ausad inimesed, kes ei tee halva elu juures head nägu ja ei hakka rääkima, et ei saame ikka hakkama, jätame ühe söögikorra vahele, saame ikka hakkama, külmetame toas, ei ole raha kütuse eest ega elektri eest maksta, aga küll me saame hakkama. Ja veel teine asi, sa hakkasid just rääkima, et näed, et poliitikud tulevad ja raske neil saali lahti täis saada,
saada, siis tõepoolest siin paar nädalat tagasi, kui meie kaitseminister Hanno Pevkur tuli Eestisse tagasi värskelt, tal oli selja taga see Lähis-Ida seiklus, kuidas ta sealt põgenes maismaad mööda kõrval asuvasse linna, et sealt siis saaks kuidagi oma puhkuselt kiiresti tagasi saada. Kuidas meie ei tea midagi ja põhiline, millest meid siis kaitseminister informeeris tookord, oli Kroonika kaudu, et kuidas tema on ikka üks vägev kriisilahendaja. Kuidas tema midagi ei karda. Kroonika kaudu suhtleb kaitseminister siis Eesti rahvaga Araabia kõrbest. Ja huumor ongi ju selles, et ta läheb puhkusele ja järgmisel päeval hakkab seal piirkonnas sõda ja ta ütleb, et ei tema ei karda midagi, aga mida sa vead oma pere konflikti olukorda? Kas sulle siis ei anta mitte mingit infot või oledki nii tühine? Aga see selleks. Ta tuli värskelt tagasi, peaaegu järgmisel päeval oli Akva konverentsi keskuses veel rahvakohtumine ja pärast seal olid tõesti kohalik Reformierakonna rakukene. Neid oli ka 5 tükki, rakuke on kokku kuivanud. Ja siis need tublid inimesed, need pensionärid, Rakvere pensionärid, kes ei jäta ühtegi tasuta üritust vahele, on viisakad, tulevad, kuulavad, midagi ei ütle, lähevad ära. Et selline siis on meie kaitseministri nagu populaarsus või huvi, et see on tõesti masendav, et teda ongi igav kuulata. Aga sellepärast nad ei tule välja, nad ei tee neid tuure, sest häbi hakkab. Iga erakond tahaks, et rahvast oleks ruumid täis, kõik hõiskaksid. Ei ole sellist asja. No ma olen jälginud just Refi üritusi, kui peaminister on käinud, kui tookord Kaja Kallas peaministrina on täielikult läbikukkumised. Piinlik on, kui 10 inimest tuleb. Sul ei ole järelikult seda tegelikku rahva tuge või huvi ka ei ole. Isegi sõimama ei tulda. et selles mõttes ma arvan, et iga erakond kadestab EKRE-t ja Ekspress tegi seekord ka üsna ausa ülevaate, sest nad käisid 3 kohas kohal, mis tähendab, et nad ikkagi süvenisid asjasse. Madis Hindre on üle keskmise adekvaatne ajakirjanik. Nii et tunnustame vahel harva tuleb Ekspressist ka sellist tasakaalukamat juttu ja ta kirjeldas, kui põnev see üritus oli. Ja kui nüüd rääkida ka publikust, väga palju oli lastega peresid, noori, ei saa öelda, et ainukene aktiiv on tänapäeval pensionär, kes kuskil käib, et noored kõik istuvad nutitelefonides ja ei tunne huvi millegi vastu, aga olid tõesti noored naised, lapsed olid kõik olid esindatud. Hästi tore, aga ma lähen veel korraks tagasi selle Madis Hindre artikli juurde, kus ta ütleb, et EKRE-l on korraga hästi ja halvasti, et nad ei ole eales nii paljudes omavalitsustes võimul olnud ja ütles ka, et kõik saalid olid rahvast täis, et Mart Helme võetakse nagu popstaari vastu, aga näete, et nende reitingud on, EKRE reiting on madal. Ma ei tea, mida uskuda, kas mingeid abstraktseid numbreid kuskilt või ikkagi seda reaalset pilti, isegi Isamaa ei too inimesi saali täita. Isamaa ei julge ninagi välja pista, ta teeb mingid seminare kuskil, nagu siin energeetika teemal, väiksed seminarid, kus ametnikud ja parteilased istuvad ümber laua, aga rahvast nad ruumi täis ei too. Ei too, see ongi asi. Ja see on see väga hea võrdlus, mida sa ütlesid, et kas usume oma silmi või usume propagandat. Või võtame kas või see, kui Isamaa tegi väikse, ma ei tea, kas meeleavalduse Toompeal ja ei olnud inimesi kohal, kui sa mõtled selle peale, et kui erakond, mille toetus on ligi 30%, see peaks küll kõnetama, et vähemalt meeleavaldusele võiks kas või 500 inimest tulla, aga ei olnud kuskilt võtta, ainult see sama kohalik Isamaa aktiiv toimetas seal ringi, et jah, jälle numbrid ja tegelikkus ei ole omavahel kooskõlas. Aga siis natuke üritusest endast, ma ise kõnelesin päris põhjalikult
ja muidugi ma kiitsin meid ja kiitsin Rakveret sellepärast, et Uku Aru on nii uhkelt valmis tehtud. See oli mitmete erakondade pingutus läbi aastakümnete tegelikult juba 15 aastat, aga EKRE hääl kultuurikomisjonis oli ikka väga oluline, et me saaksime selle raha üldse Rakverele, nii et see võitlus regionaalpoliitika eest kandis vilja, uhke oli olla vanas kirikus uues kuues Alar Kotri meistritöö, see oli ilus. Ja tegelikult selle projektiga ju täideti Rakveresse tühimik, et meil ei olnud ju sellist saali, kus teha nii uhkeid üritusi ja kus tõesti nüüd toimuvadki pea igapäevaselt mõned kontsertid ja inimesed on selle maja soojalt vastu võtnud ja tõesti väga ilus, kõik on väga hästi läbimõeldud ja hästi tehtud. Seda joont tuleb hoida ja meie tahamegi hoida, et raha ei koguneks ainult Tallinna ja Tartu kuldsesse ringi. Et me peame raha saama liikuma väljaspoole Tallinnat. Me peame saama sellega Võru kanti liikuma, kuhu ei ole ammu suuri investeeringuid tehtud. Me peame saama seda igale poole, Kesk-Eestisse, Ida-Eestisse, Virumaale loomulikult. Ja Rakvere eelis võrreldes nüüd Tartu või Pärnuga on see, et Tallinnast on super mugav tulla, 4-realine tee, sirgelt põhimõtteliselt, et vajutad gaasi ja oled kohal, et palju keerulisem on Tallinnast välja saada Pärnu poole või Tartu poole, kus Kui meil ei oleks Rail Balticusse raha maetud, oleks seal ka juba 4-realised teed valmis ja kõik saaksid Riiga kihutada kuni vaata Tiklani välja 4-realisel teel ja oleks asi ammu lahendatud. Aga ma räägin veel sellest, et teine teema oli mul kohalike omavalitsuste areng Lääne-Virumaal, sest Mart ja Martin Helme räägivad natuke laiemalt. Martin Helme pakub ka EKRE lahendused välja, kuidas lõpetada raiskamine ja varastamine ja kuidas maksud alla tuua, mida majanduses teha. Aga siis tavaliselt on kohalik ringkonnajuht, kes siis räägib kolmanda esinejana kõnetuuri ajal ja mina rääkisin muidugi sellest, kuidas me tuulikusõda peame, kuidas me Vinni vallas oleme juba 70 tuuliku pealetungi seisma pannud ja samal ajal tõin näite, et Väike-Maarjas, kus Isamaa aitas võimule vanad refi rotid. Rotid. Oravad või rotid, eks ole. Oravad on ka natuke röövloomad. Oravad on segatoidulised muide, söövad loomi. Rotid ka, kõik ütlevad, et need on sabaga rotid. Aga jaa, sa võid ise öelda selle Vinni teema näite kohta. Kas või see sama teema, et nüüd pakutakse ju omavalitsustele 1 000 000 eurot selle eest, et nad lubaksid tuulikuid oma territooriumile. Et aga minu meelest peaks neid panuseid tõstma, et kõik inimesed saaksid oma kulud kaetud, et praegu ikkagi püütakse neid tuulikuid suruda inimeste kogukondade arvelt ja kui me ei oleks seda võitlust pidanud eelmine aasta, ma arvan, et ei oleks riik ka tulnud selle 1 000 000 pakkumisega, et vähemalt midagi. See näitab, et vastupanu on nii tugev, et nad mõtlevad igasuguseid äraostmiskeeme, tegelevad planeeringute lihtsustamisega, et saaks üle rullida. See tähendab, et vastupanu, mida me oleme aidanud püsti panna, on tohutult tugev. Aga see 1 000 000 omavalitsusele pakkuda, see on võrreldes nende summadega, mis sealt rahva raha eest laiali jaotatakse, on tõesti nagu näpu otsatäis, et nendele roheprojektidele ju makstakse jooksvalt iga aasta maksumaksja raha, taastuvenergia tasu, mis te näete oma elektriarve pealt, see kogutakse kokku ja see antakse nendele rohepööritajatele iga aasta kuskil 70–90 miljonit eurot. Ja siis kui öeldakse, aga nüüd me anname teile aga Martin tõigi näite, et kus saab raha kokku hoida ja riigieelarvet tasakaalu viia. Lõpetame roheenergia subsideerimise, tohutu raha raiskamise ära. See oli üks näide, kus 100 miljoneid võib kokku hoida. Aga lähen edasi ja siis ma rääkisin sellest, kuidas isamaalisus on Lääne-Virumaal lihtsalt välja surnud, sest peale EKRE ei ole kedagi, kes patriootlikku joont hoiaks. Isamaa tegeleb Lääne-Virumaal kõige räigema
sotsiaaldemokraatiaga, määrib kaela 20 sotsiaalset sugu, korraldab seda transfestivali. Nende tuntud koolidirektor Anne Nõgu on selle festivali sponsor, muide, ma isegi jäädvustasin seda. Tema Art Hotel ja tema Art Cafe on selle festivali sponsorid. Kus on isamaalisus? Seda on null. EKRE peab plakkuma Isamaale isamaalist alternatiivi. Seda ma rõhutasin. Üks erakond on olemas õnneks. Ja Martin tõi ka välja selle, et kui palju need igasugused oma ruumid ja vikerkaare värviga MTÜ-d saavad riigilt toetusi. No seal on ka keskkonnaühendused sees, sellepärast see summa kasvabki tohutuks, et ütleme poliitilises vaates on nende toetused tohutud, 100 000 mingitele feministeeriumitele ja hullude klubidele, aga kõige rohkem läheb kliima MTÜ-dele ja sellele aferismile. Sellepärast kasvavad need summad miljonitesse. Sadadesse miljonitesse. No jaa. Pool miljardit, ligi pool miljardit, jah. Täpselt nii. Ja siis Viru-Nigula tõin ka veel välja, kuidas meil tööstust deindustrialiseeritakse, kuidas inimesed jäävad töötuks, ka meile on tulnud inimesi Viru-Nigula vallast ja mujalt, tegelikult käiakse seal tööl ju üle Lääne-Virumaa, et kui ikka Kunda tsemenditehases 100 töökohti koondatakse, kui Estonian Cell seisab kuude kaupas, ma ütlesin, et Lääne-Virumaa on ehtne näide, kuidas deindustrialiseeritakse rohepöörde abil Eestit. Ja varsti ei raha isegi Greta Thunbergi õpilastele seal Riigikogu ees hüplemiseks. Ja ju värske uudis ju, et 100 kaevurit koondati Eesti Energia seal juhtimisel, et... Aga kui see ei ole julgeolekurisk, mis siis veel on? Et kui 100, see on ainult üks sats, kogu aeg järgmine sats, igal kaevuril on võib-olla 5-10 inimest, keda ta omamoodi siis toetab või ülal peab, oma suguselts, vanaemad, lapsed. Ehk siis Ida-Virumaale tekitatakse rahutust ja see on väga halb. Ja viimase näitena tõin Tapa, et kuidas on võimalik isamaalist kasvatust arendada, kuidas on võimalik 8-rajaline ujula ehitada. Võt on vahe, eks ole. Kas sa teed midagi head või teed kahju? Näiteks tõesti Isamaa ja Reform teevad ainult tuugeni propagandat. Üks positiivne näide on, Kadrina vallas Isamaa on nagu mõistlikul teel ja on meiega tuugeni vastu, ma ei tea. Nii et loodame, et mõistus võetakse mõnes kohas veel kokku ja hoitakse tuugeni värk ära. No jah, kõige kurvemas olukorras on Väike Maarja, kus on Reform võimul ja nüüd... Aga Isamaa toel. Isamaa toel ja nüüd nad siis juba reklaamivad, et oi, kus on ikkagi tööstuse areng, teeme Pandiverele need tuugeni pargid, et seal on väga head tuuleolud, no aga looduse ja kogu keskkond ju kahjustatakse jäädavalt. Ma ei tea, mis selle veega veel, põhjaveega seal veel kõik juhtub. Aga jaa, lisan veel seda, et vaadake uueduudised.ee pealt neid intervjuusid, mis Rakveres tehti ja mujal Eestis. Nimelt üks tore intervjuu oli, kus ürituse külastaja ütles, et ma nagu mõtlesin, ma ei tule, et mis poliitilised üritused ikka on, aetakse ümmargust juttu aga ütles, et mitu tundi sain ma väga tähtsat infot. Vaat see on ka väga suur kompliment. Ja meeleolu saalis oli tõesti hästi selline ärgas ja saime ka külalistelt kiita, et Rakveres oli parim publik, eks võib-olla see üritus on nüüd poole peal, et publik läheb järjest paremaks, et kui oli head väljaütlemised, oli saalis aplause, elati kaasa ja naerti. Show element oli ka, sellepärast on see kuidagi tõesti teise meeleoluga, lasti ärkamisaegseid laule. See on lihtsalt äge meeleolu ja kihvt disain. Eks poliitikat peab ka tegema huvitavaks inimestele. Aga teema lõpetuseks jätkan reklaamiga, et kui te nüüd saite pisiku sisse, et tahaks ka ühte ehtsat ja ägedat poliitilist üritust kuulama minna, siis 7. kuupäeval toimub Rapla kultuurikeskuses sama kõnetuuri üritus, 9. juba Põlvas, 10. Võrus, 11. Valgas, 14. Türi kultuurikeskuses ja finaalina 16. aprillil
Tallinnas värskelt remonditud Rahvusraamatukogu majas, kuigi raamatukogu ise pole lahtigi veel, aga seal on see katuse alune uhke saal, mida saab rentida, nii et tulge kuulama. Aga Tallinnaga ongi see teema, et kuna saal või see maja pole veel ametlikult avatud, siis seal on sissepääs eelregistreerimisega, et seal on teatud piirangud, ruumipiirangud, et kui te tõesti tahate nüüd värsket Rahvusraamatukogu lähemalt vaadata, siis te peate eelnevalt registreerima, see oli siis nende maja otsige jälle uutest uudistest reklaamid üles ja siis valmistuge varakult. Aga Evelin, esimene teema oli optimistlik ja tuju tõsta meie enda jaoks ka, aga läheme kohe ühe valusama teema juurde. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi ja käsitleme ikka seda põletavat teemat, mis sel nädalal on inimesi ärevaks teinud, drooni ülelende, droonide allakukkumisi ja tuletan seda lugu meelde, et kõik algas drooniga, mis lendas otsa Auvere korstnasse Pirraki keset korstent. Ehk siis kõik teavad, et Ukraina ründab Venemaa naftarajatisi, sadamarajatisi, aga olukord on kindlasti selles mõttes kontrolli alt väljas, et ei suudeta praegu ühtegi drooni alla tuua ja ka info levib väga halvasti. Ja kuhu me võime edasi minna on see, et järgmine droonilaine tuli ju järgmistel päevadel, ehk siis me näeme seda probleemi, et asi ei ole lahenenud ja mina ütleks niimoodi, et ma lugesin Facebooki kommentaare ka minu postitusele, kus ma avaldasin muret teema üle. Küll läks praalimiseks, et sealt oli nagu mitte minu sõbrad ka tulnud õiendama ja et noh, et mis te õiendate ja eestlastel on suurepärane droonitõrje ja me lihtsalt ei avalikusta kõike, mis meil siin Kaitseväes ja Kaitseliidus on ja meeletu praalimine ja siis, mis mind kõige rohkem häiris, oli süüdimatus selles osas mitmetes kommentaarides, et osad olid nii kõvad mehed, et ütlesid, et kui sõda on, siis lastud lendavad, eks ole, ikka võib surma saada, et minge tead sadamasse, põgenege ära kui vaja ja tähendab selline praalimine, kriiskamine ja räuskamine, häbi hakkas lihtsalt, et sellepärast, et Eesti ei ole sõjas ja teil nagu, nendel inimestel nagu puudub igasugune tunnetus, et mõnel ööl võib terve perekond lastega surma saada, kui neile 70 kilo lõhkeainet pähe lendab. Et täiesti süüdimatu jutt. Ja, et sa ütlesid küll, et kõik algas Auvere korstna tabamisega, aga tegelikult hakkas see droonisaaga ju juba varem pihta. Koorastes alla tulnud drooniga. Just, et kus see droon tekitas talumehe maja kõrvale meetri sügavuse kraatri, mis tähendab seda, et seal oli väga suur lõhkelaeng küljes ja kui see oleks tõesti kuhugi, ma ei tea, elumaja pihta läinud, oleks väga traagilised tagajärjed ja mida veel ära tuua, et isegi sõjaväelased räägivad seda, et see Auvere korstna puht juhuslik tabamine on väga ebatõenäoline, vaid pigem tuleks seda võtta kui hoiatust, et kui me lubame oma territooriumi kasutada sõjategevuses, et vaadake, mis võib juhtuma hakata, et ka meie ise oleme väga haavatavad ja kui nüüd vaadatagi neid sündmusi, ma arvan, et väga paljud said ööl vastu teisipäeva üle Eesti ohuteavituse, õhuohu kohta, et drooni nähes tuleb varjuda ja olla valvsad. Et siin Harjumaalgi inimesed kuulsid peade kohal drooni hääli ja ega need ei ole need pisikesed droonid, mida te olete ette kujutanud. Mis sumisemad nagu mesilased. Jah, et millega siis tehakse neid kaamerapilte, need
need sõjadroonid, need on hoopis teise kujuga, need on nagu mingid väiksed minilennukid. Nende tiibade laius on kuskil 6 meetrit, pikkus on sellel droonil 4 meetrit ja need on sellised droonid, mis siis tõesti on võimelised lendama 1000 kilomeetreid. Muidugi neid on veel selle erinevaid liike, peibutus, ründe ja siis veel tõrjedroonid ja nüüd me oleme minu meelest sisenemas sellisesse ohtlikusse aega, kus sa pead kogu aeg valmis olema, kogu aeg valvel olema. No aga mis oli iseloomulik, et Soome lendas ka lõhkeainega droon ja plahvatas ja Ukraina valitsus vabandas Soome ees. Eestile isegi ei öelda ühtegi sõna, et mis nüüd on, et kannatage ära. Vaata, see on see üldine ideoloogia, et riiklik eneseväärikus puudub ja käitutakse nagu, ma ei tea kes, siis sinusse suhtutakse samamoodi, keegi ei vabanda. Las olla, aga Soome oli Ukrainale tähtis. Ja üldse tegelikult, vaadates, kui väiksed me oleme võrreldes Ukrainaga, siis võiks öelda, et kui meie nagu ei olegi nende jaoks nagu mingi arvestatav koht, et ma mäletan, et mingil ajal, kui jagas Zelenski seal avalikult tänusõnu ja jättis Eesti tänamata. Ja nüüd ka mulle tundub, et ta isegi ei vaeva Eesti eest vabandama, sellepärast, et ta kasutati Eestit nii-öelda sõjakolde. Me ei tea, asi on selles, et meil on siin paljud versioonid üleval, et peamine, kõige selgem ja lihtsam versioon on muidugi see, et kõik need droonid eksitati elektrooniliselt, kaldusid teelt kõrvale, sest neid saadeti Primorski sadamale ja Ust-Luugale sadade kaupa, aga alati tuleb ka kahtlasemaid stsenaariumeid käsitleda, näiteks siis endine õhuväe ülem siin oma intervjuus tunnistas ka, et see on nagu küll vandenõu teooria, aga on variant, et Venemaa võis ka mõne drooni üle võtta ja nagu otse suunata selle Auvere korstnasse. Ja tunnistas, et see on küll nagu vandenõu teooria, aga see ei ole välistatud. Sõbrad, sõjas eksitatakse, hanitatakse, petetakse kogu aeg, et mingit ilusat juttu rääkima, kuidas keegi sulle vandenõud ei punu. Kas siis sõda ei olegi vandenõu, kui hübriidohud ongi suur vandenõu, mida Venemaa kogu aeg meie suhtes korraldab. Kõik alatused tuleb läbi mõelda, nad on võimelised kõiki alatusi meie suhtes läbi viima, nii et üldse ei ole välistatud, et see droon oli kuidagi Venemaa poolt manipuleeritud ja suunati otse sirgelt meie kõige tähtsama elektrijaama korstnasse. See on skandaal. Ja kui seda pisendatakse, öeldaksegi, et elu on nii nagu eila, eks ole, lähme edasi. Ja ma räägin neid näiteid, ma postitasin ka, et üks minu tuttav kaitseliitlane, väga pädev kaitseliitlane inseneriharidusega, tuvastas öösel, siis esmaspäeva öösel vastu teisipäeva Vaida ja Jüri vahel 5 ülelendavat drooni Tallinna suunas, Tartu-Tallinna maanteetrassil. Kuhu need jõudsid? Ma ei usu, et Eesti kaitsevägi sellel ajal öösel inimesi hirmutas droonidega, see on pigem välistatud. Siis teine teade tuli Kose Lükotilt Tallinna külje all, jälle kaitseliitlane, ülimalt pädev inimene, üle 30 aasta olnud Kaitseliiduga seotud, saab aru, kuhu see droon lendas. Ja siis, kui keegi ütles, et need võivad ju Eesti droonid ka olla, miks nad peaksid öösel kell 5 neid lennutama? Ja minu küsimus on see, et isegi kui on Eesti droonid, mida te siis hirmutate inimesi, et inimesed ei suuda ju vahet teha oma ja võõra vahel sellisel äreval ajal, et tähendab, et ise te tekitate niimoodi paanikat, aga ma ütlen, et kõige hullem on vaikimine, pisendamine ja kuidas sinu mulje jäi Kaitseväe meediateavitusest? Ja see oli tegelikult omajagu, ma ei tea, minu meelest täiesti ebaõnnestunud teavitus. Esiteks siis tuldigi ja öeldi otse välja, Ukraina ründab Venemaa sõjalist taristut ja Venemaa püüab neid rünnakuid tõrjuda, muu hulgas droone eksitades, mis tähendabki seda, et meie Eesti ei suuda oma õhuruumi kontrollida ning seetõttu me oleme ka
osa laiemast konfliktist ja veel see, kuidas seda toimunut siis kommunikeeritakse, et kui hävitajate mürinat siis kirjeldatakse kui vabaduse sosinat. Võib see tõesti nagu kõlada lohutavalt, kuid see ei muuda nagu tegelikkust. Tegelikkus on see, et meie kohal ju tegelikult toimub sõjaline tegevus. Ja me ei suuda midagi alla võtta. Selles ongi asi, et kogu aeg jahutakse. Pevkur ja kõik ütlevad rahunege, mingid hanked ja üks hange ja bürokraadi möla tähendab, mis on inimesed ära kurnanud. Ma lugesin, kuidas Igor Taro kirjutas, et tegelikult oli Orban süüdi hoopis, et Orban ja kõik. Ja siis inimesed läksid täitsa marru tema postituste all ja ütlesid, et kuule, kaitse meid, see on siseminister, korralda mõne drooni alla võtmine, te olete meid petnud ja haledalt siin, et mis te praalite. Et ma ütlen, kui sellised lobamokad ja praalijad on võimul, siis sellel on tagajärjed, nad ainult ilustavad, jokutavad ja mökutavad, meil ei ole. Mõtlen, et tegelikult on mõningane droonivõimekus olemas Kaitseliidus ja seda ehitatakse, aga teisalt mul tulevad Võrumaalt ja mujalt teated, et me ostame siin oma raha eest üksikuid õppedroone, et võetaksegi seda vähest ära, et see on hale lihtsalt, mis toimub. Ja teine asi on see, et me tahame, et kohe oleks perekonnad kaitstud, sest täna võib see kellegile, täna öösel võib see kellegile tuppa lennata, eks ole. Ja see, mis muide seal ühe talu juures maha kukkus, oli 400 meetrit eemal kodust ja vana härra ütles, et ma pean ühe pitsi selle peale võtma, näe, jäin ellu. Ja siis see labane praalimine, et küll siis ikka jälle, et me oleme nii kõvad mehed, me läheme kohe sõttama ühe toimiva helikopteriga ja millisesse lapsikusse staadiumisse on viidud väga paljud inimesed selle praalimise ja lipu lehvitamisega. Samal ajal, kui tegelik olukord on, siis on nii, et mitte midagi ei suudeta. Praegu peaks olema droonimeeskonnad juba seal kusagil Ida-Eestis valvel vähemalt proovimas midagi teha, ei miskit. Ja ega me ju ei peagi seda kõike asju niivõrd isiklikult võtma, et see nüüd on Eesti teema ainult, et sama asi on ju Lätis ka, et ja teiseks tegelikult see toimub ju Euroopa Liidu riigi territooriumil. NATO riigi territooriumil ja alles eelmise aasta lõpus seal oktoobris saime lugeda, et Euroopa Liit ei kavatse droonikaitse algatuse jaoks raha jagada. Ei jaga lihtsalt. Ma ei saa üldse, mida see Euroopa Liit ajab, et kas ta on rohkem seal Kremli poole peal või meie... No vanasti oligi palju riigijuhte Kremli poole peal, sest kes siis tegelikult Vene sõjamasina üles ehitas. Schröder, Merkel, kes gaasitorudest pumpasid neile gaasitorude vahendusel, võimaldasid Putini Venemaal miljardeid ja miljardeid teenida, et sõjamasinat üles ehitada. Vat nüüd nad on kõik sellised, oi me teeme neile, Euroopa ostis tohututes kogustes Venemaa ressursse, nii et kui Ungari kallal nokitakse, kes on ikkagi väiksem riik, siis tegelikult ostjad olid Prantsusmaa, Saksamaa ja kõik teised. Ja Ungari probleem on see, et ta on 500 kilomeetrit oma territooriumist on lähim meri. Ta on sinna kinni pandud ja suletud oma territooriumile, et kuskilt peab ju see elekter tulema. Meil ei pruugi meeldida nii Ukraina poliitika, Ukraina suunaline poliitika Ungaris, aga ma tuletan meelde, et kõik need, kes on islamit seisma pannud Euroopas, need seisavad ka NATO allesjäämise eest. Sest enam ei ole nali, kui Trump ütleb, et kuulge, ma tõmban NATOst välja. Et nüüd meie klišeesid pilduvad peaministri ja teised, need ei oska enam mitte midagi öelda. Et Mart Helme hoiatas selle eest juba aastaid tagasi. Ja kui nüüd jälle ma lähen tagasi selle rahastuse juurde, et Euroopa Komisjon siis leidis, et droonitõrje jaoks peavad eelkõige leidma raha liikmesriigid ise, et kui hakati mõtlema, et Eesti on selle Euroopa Liidu idapoolne riik, et seal vahel võiks olla see droonimüür, siis tulid ka teised riigid, ütlesid, et aga droonid võivad ka merelt tulla ja me kõik vajame seda droonitõrjet, et see viib jälle sinnani, et see Euroopa Liit ei toimi. Neil on prioriteedid absurdsed, et nendel on põhiline immigrantide poputamine, islami maale toomine, kõik riigid saavad vastu pead kohe, kui ei too, maksavad trahvi kusjuures. Poola maksab trahvi, kui islamit sisse ei too ja siis, ja kui on
riigikaitse teema, siis on kökk-mökk, eks ole. Rohepöördesse upub miljardi järele. Ja siis, aga kui on mingisugune natukene sõrmeotsaga pannakse riigikaitse, siis on lärm tohutu, aga tulemused haletsusväärsed. Ja vaadates, millistel laiuskraadidel me asume, tullakse ja heidetakse Põhjamaadele, eriti Eestile ette, et oi, et teie küttekulud tekitavad nii suurt CO2 oi, et meil ikkagi, ma natuke lähen otsapidi sinna ETS kaubandus. Me jõuame kohe selleni. Aga las see... Kliimateemani me kohe jõuame, aga ma ütlen, tegelikult peaksid ikkagi kas või Euroopa Liidu lepingute järgi tegelema riigikaitsega iga liikmesriik iseseisvalt, et see 5% tase, kui sinnaga jõutaks, siis oleks väga suur summa ja sellega jõutaks väga palju teha. Aga just Euroopa suurriigid ei kavatsegi sinna 5%-ni kunagi jõuda. Aga ega see 5% ju, see on ilus number nagu paberil, aga kui me mõtleme, et mida me sellest oleme saanud, kuhugi see raha kaob ära, kaob igale poole ja... Alles tuli uudis, et Kusti Salm ja kompanii seal Frankenbergi firmas olevat saanud mingid riigioptsioonid kahekordse hinnaga, aga seda me käsitleme hiljem mõnes teises saates, võtame natukene täpsemaid andmeid välja, kuhu seda riigikaitse raha kanditakse, millistele oma sõpradele ja Kaitseministeeriumi eruametnikele. Või see ka, et umbes, et meil on mingid hanked, et see riigikaitse nagu tekib tulevikus, et praegust on küll hästi kõrged maksud meil, aga kui me kuulasime ka peaministrit infotunnis, ta ütleb, et ärge tehke meid maha, ärge tehke, mida te kritiseerite, ärge tehke oma riiki maha, meil on nii hästi, meil on riigi hange, on kõik need... Kui oled kriitiline, oled putinist. Ja mehhanismid tulevad meil tulevikus, et kõik on hästi. Tahad makse alla, oled putinist, tahad majanduskasvu, oled putinist, et kui räigeks erukommunistide kamp seal Reformierakonnas võib minna. Aga ma toon ühe tõsise näite, et ma kunagi osalesin suurõppusel, mis siis käsitles võimalikku plahvatust Muuga terminaalis. Jah, teate, sellel ajal, kui see õppus oli seal 14 000 tonni või 12 000 tonni ammooniumnitraati, mis on ülimalt ohtlik, plahvatusohtlik aine ja seda oli 4 korda rohkem kui Beirutis. Päriselt oli seal, mitte ainult õppusel. Ehk siis, kui Beirutis kõik õhku lendas, siis oli 218 surnut, 7000 vigastatud, kahju $15 miljardit. See juhtus 2020. aastal ja mõelge, Muuga sadam oli umbes täis Venemaalt kuhjunud, Vene sanktsioonide tõttu nagu kuhjunud seda sama ammooniumnitraati, aga nüüd on seda vähemaks jäänud ja ära viidud, aga siiski seal on vastav sadam olemas, vastav terminaal olemas, kus hoitakse neid plahvatusohtlikke väetisi, aga mõelge nüüd, kui tuleb üks korralik ründedroon, kes kas meelega või kogemata eksib teelt ära ja tema elektronsilm otsib ikka sadamat, otsib ikka korstent ja vaatab, oi kui ilusad terminaalid, see peab olema mingi Vene naftaterminaal ja laseb oma 100-kilose materjali Muuga väetise terminaali peale. See pauk võib olla selline, et me peame evakueerima, on 10 000 inimesi, tuleb hukkunuid. Kuulge, mõelge, kui tõsises olukorras me oleme praegu. See on jälle seda, mida suurõppuses ei suudetud ette näha, et välismaalt tulevad droonid päisepäeva või öö ajal. See on ohtlik ja selle olukorda pisendamine on vastutustundetu ja meile ei anta ka infot droonide kohta, kes täpselt liigub, kust kuhu. Seda hoitakse kinnite uste taga, öeldakse, ärge levitage paanikat. Sõbrad, see ei ole paanika, kui me peame valmis olema. Kui me näeme drooni, siis Päästeameti juht ütles selle peale, et kõige turvalisem koht ongi tõenäoliselt teie voodi. Kas see on elanikkonna kaitse? Kui kõige turvalisem koht on voodi. Et kuulge, kui te kuulete droonipõrinat, mingem siis vähemalt keldrisse, mitte ei hakka akna peal tõesti nagu või minema akna alla pilti tegema või siis tekki alla pugema. No aga kui sa mõtled, et sa elad korterelamus ja seal on mingi 11 korrust ja sa pead esimesele korrusele minema või see ei olegi mõeldav, kui sa oled näiteks kuskil Tallinn-Tartu või Tallinn
Narva maanteel ja saad teate, kusjuures 1 minuti jooksul peale teate saamist sa pead varjuma. Aga kuhu sa seal varjud siis metsa kuhugi nähtavasti? Minu resümee sellele teemal on väga lihtne. Praalimine, õiendamine jätta. Tooge 1 droon alla, enne kui tiheasustusse lendab või üle tiheasustuse lendab, siis räägime edasi. Ülejäänud on praalimine ja kiitlemine, et me ei saa sellises olukorras jätkata. No, mina saan ka aru, et kõige parem enesekaitse või riigikaitse on see, et hoiad pöidlad pihus, et midagi ei juhtuks. Hoiad lihtsalt niimoodi. Praegu on neil lihtsalt vedanud, et keegi pole surma saanud ja nüüd on praalijatel kuldne aeg, et ärge kartke, me oleme nii mehised mehed, me siin õllekruusi taga jõime ennast kotkaks. Ja surume kõik põlvili. Surume veel kätt ka õllekruusi kõrval. Me surume kõik põlvili ümberringi. Venemaa surume põlvili, Hiina surume Ameerika põlvili. Surutakse ka põlvili, et Trump on peamine sõimamise objekt Eestil. Alles ju saadeti Gröönimaale üksusi Ameerikat maha suruma, nii et siin täiesti süüdimatuks on olukord läinud. Aga teeme väikse pausi ja jätkame Teaduste Akadeemia teemaga. Vestlussaade Vaba sõna. Oleme stuudios tagasi, stuudios on Antti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed, rääkimas ikka päevakajalisest poliitikast. Evelin, kas sina said ka kutse Teaduste Akadeemia teaduskonverentsile, mis toimub Lenini sünnipäeval 22. aprillil, kohtu 6 Tallinn? Ja kõik Riigikogu liikmed said siis teated Akadeemia presidendi Mart Saarma kutsub siis kõiki, välja ei olnud öeldud, et Lenini sünnipäeva tähistama, aga oli öeldud, et teaduskonverents on siis aastakonverents globaalmuutused ja see on siis tõesti kell 12 algusega ja ma vaatangi, kus ta siis asub. No Toompeal uhkes Teaduste Akadeemia majas, see on suurepärane ilus maja, vana Saksa kultuuromavalitsuse maja, hästi luksuslik ja ma küsin juba ette ära, mille eest me maksame Teaduste Akadeemiale igal aastal? Päris mitmed miljonid. No selleks, et Lenini sünnipäeva tähistada nähtavasti. Tead, Evelin, ma ei lubaks seda irooniat endale, kui ma ei näeks, mis on konverentsi kava. Ja selle kohta ma ütlen, et marksism on surematu, kogu see kliimapaanika on marksistlik, ja loe siis ette, mida seal räägitakse. Selline tunne, et on mingi vana plaat riiulist välja võetud ja nüüd peale uuesti pandud. Et siis Ülo Mander, akadeemik, Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli juhataja, teeb ettekande kliima soojenemise põhjustest ja peatamise võimalikkusest. Ja ma annan kohe nõu, Evelin, Soomes olid mingisugused radikaalid rünnanud, blokeerinud piimaautosid, sest et lehmad ja siis piimatootmine tekitavad 40% nagu nendest heidetest. Nii et piimatoodete tarbimine tahetakse ära keelata. Ja see nagu selles mõttes on see nagu vana plaat, et enam ju ei räägita kliima soojenemisest, sest kliima ei soojene, vaid räägitakse moodne nüüd rääkida kliimamuutustest, et kliima muutub ja loomulikult kliima muutub, aga mis veel, siis on veel eriline tarkpea on, kes ei ole veel oma ettekandele isegi suutnud pealkirja välja mõelda, on Kristi Klaas, kellel puudub igasugune teadmine või haridus loodusteaduste valdkonnas, ta on mingi suvaline bürokraat, aga haldusjuhtimise lõpetanud bürokraat, kes tegelikult juba 2022. aastast on kuskil Keskkonnaministeeriumit see roheaktivist, eks. Ja see on kõik, mida ta oskab. Tema nüüd on sellise uhke nimetusega Kliimaministeeriumi rohepöörde kantsler. Energeetika lammutamise aktivist võiks öelda eesti keeles. Teadusliku kommunismi asekantsler. Ja siis teine või kolmas ettekandja on Heiki Junninen, akadeemik, Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika professor ja tema siis räägib kliima soojenemisest atmosfääri füüsiku vaatenurgast. Ma isegi usun, et võib-olla mõni
ettekanne võib isegi olla teaduslik, et tõesti, et ta räägibki, et see kliima ei soojene. Ma ei usu, et ma guugeldasin need nimed läbi, ühtegi kriitilist analüütikut ei ole võetud, käib pasundamine maailma lõpus tegelikult, et pagana pihta, Teaduste Akadeemia on muudetud mingit Maltsveti, prohvet Maltsveti sektiks, kes käib kuskil Lasnamäe serval valget laeva ootamas, et äkki viiakse meid siit üle ujutatavast Eestist rahvas minema, et lõpetage ära, et kas see on Teaduste Akadeemia ülesanne ogara kliimapaanika tekitamine sel ajal, kui USA-s on tulnud välja ammu julged teadlased. USA on lahkunud Pariisi kliimalepingust, lõpetanud dotatsioonid kliimavärkidele. Järelikult on see punane kamp see, kes hoiab ikkagi Teaduste Akadeemiat oma haardes. Sinna on valitud akadeemikuteks sellised tegelased, kes levitavad mingit õudset kliimapaanika ebateadust. Ja viimane ettekandja on siis Kaupo Voormansik, kes siis räägib kliima soojenemise põhjuste selgitamine kaugseire abil. Et viimane kord, kui me käisime Riigikogu konverentsisaalis ka mis nad on siis, oli arenguseirekeskus või, et seal üks noor aktivist teadis rääkida, et Eestis soojeneb kliima kiiremini kui mujal maailmas. Ja nähtavasti tegeleti ka kaugseirega, et vaadati, et ma ei tea, mida vaadati. Kaugelt midagi, võib-olla temperatuure. Aga siis ma küsisin, ja see toodi veel pikalt välja, et Eesti probleem on selles, et meie see kliima jalajälg tekib sellest, et me kütame ahjusid, et meil on talvel külm ja meie kõige suurem rohejala, jalajälg tekib sellest, et me kütame. Ma küsisin ta käest, kuulge, et aga kui meil siin see kliima individuaalselt soojeneb, et äkki lasekski selle Eesti kliima, et me ei tegeleks selle CO2 kinnipüüdmisega, laseks selle Eesti kliima niimoodi paar kraadi kõrgemale. Minu meelest lausa 5 kraadi. See on, Evelin, väga lihtne. Ja mõtle, milline temperatuuri kokkuhoid, kui sul on iga talv 5 kraadi soojem. Jalajälg on väike. Evelin, ma tahan nüüd sama hea teadlane olla kui nemad, et ma ütlen ka, et hoidke sauna ust kauem lahti, küll see kliima soojeneb siis ja mitu kraadi kohe, et mõelge ju, lehmad puuksutavad ka kliima soojemaks nende arvates, et mis siis see asi ei ole, pange nagu puid alla sauna, kõik saunad hoitakse korraga lahti Eestis ja kliima muud kui soojeneb, kusjuures nende hullude teooriate juures on veel see, et nende arvates Rootsis, tähendab Eestis soojeneb kiiremini kui Rootsis, et meil on mingi hermeetiline müür Soome, Rootsi, Eesti vahel. Ja mina imestan, et see aasta see talv tuli. Mõtle, Ukrainas on sõda, Ust-Luga sadamas, nafta põleb, on ju tossu, pilvi, pomme, plahvatusi. Meil peaks ju roheline praegust olema. Mingit talve ei tohiks olla ju. Teaduste Akadeemia, lõpetage absurdistaan ära ja ma ütlen, et mäletate, mis juhtus, kui Teaduste Akadeemia president härra Saarma käis siis EKRE fraktsioonis külas ja siis ta meiega vestluses ütles ka, et ega see kliima soojenemine nii väga selge ei ole, mis faktorid seal on ja siis ta ütles ka COVID-i asjas, et lapsi ei oleks pidanud vaktsineerima ja milline möll läks teda tambiti Delfides ja mujal ta pidi avaldusi tegema, vabandama ette taha. See näitab, kuidas teadus on nende poliitnärakate poolt täiesti nagu manipuleeritav, piisab ähvardada teadlast, siis nad ajavad käpakesed püsti, mina seda ei öelnud, mina ei tea midagi, jätke mind rahule, eks ole, ma enam ei ütle kunagi. Kogu aeg, nagu keskajal, et kogu aeg mingid inkvisiitorid lendavad peale, kui sul on oma arvamus. Sest meil on ju teaduslik konsensus. 20 sugu. Ei luba kahelda. Ma ei kujuta ette, kuidas üldse saab enam teadus kuskilt otsast areneda, kui on teaduslik konsensus, kui sa milleski kahtled, lähed kohe lähed mentaalsele tuleriidale. Meil on jollerdamine, mitte teadus, sest kui meie tahtsime teha konverentsi, mäletate, septembris ja rääkida COVID-i siis õppetundidest, siis kogu see kamp tuli röökides meile kallale ja ütles, et Riigikogus sellist asja teha ei tohi. Joller, siis aeti mingi oma käpikutest arstide selts välja, kes ütles ja siis Joller
kraaksus ja kamandas, et Ameerika tervishoiuminister on uhuu ehk poole aruline. Ja teate lihtsalt Ameerika tervishoiuminister, kes lubas meile videosillas tervituse edastada ja väikse ettekande teha, see loobus osalemisest. Et nad oma sõimu ja hullusega ajavad isegi Ameerika ministrid Eestist minema. Ja me küsisime ka, et kust te võtate, et miks te ära keelate? Te ju ei teagi, millest me räägime ju õppetundidest. Ja siis tuldigi ründama sellega, aga vaadake, teil on need esinejad, need on rääkinud sellist juttu, need on need, et juba nagu mõtteroim oli justkui toimunud, et ju nad räägivad sellist juttu, mida ei tohi Riigikogus rääkida, keelame ära. Ma ütlen, et see on nagu teadusvabaduse ahistamine, mis käib psühholoogilise terrori kaudu. Nii nagu nad ahistavad sõnavabadust psühholoogilise terrori kaudu ja kavatsevad vihakõne seadust rakendada, et meiega juhtuks nagu Päivi Räseneniga Soomes, et me saaksime kriminaalkaristuse. Aga selle teema lõpetuseks päris teadlastelt mõned sõnumid. Ega siis Eesti avalikkus ei tea, et näiteks kuulsa maalikunstniku Arraku vend Arno Arrak oli mees, kes jõudis välismaale 44. aastal ja ta töötas NASAs, USA kosmoseagentuuris ja ta tegeles siis satelliidi piltide analüüsimise ja uurimisega ja andis välja kihvtiraamatu Mis soojenemine? Satelliidi vaade globaalse temperatuuri muutustele ja see avaldati 2010 ja ta ütles, et ei ole mingisuguseid tõendeid selle kohta, et kuskilgi tõuseks ookeani vesi või midagi, et see oli just sellise Prohvet Maltsveti sektantide lärm, et hakkab kuskil ookeani vesi tõusma ja saared upuvad. Ütles, et see on täielik jama. Ma olen kogu elu vaadanud satelliidi pilte, mitte mingit tõendeid ei ole. Ja tema põhiargument oli, et ei mingit globaalset soojenemist ei toimu ja andmed on manipuleeritud kliimaagentuuride poolt, et kuhu seda raha loobitakse, et paanika tekitamiseks ja kui jutt oli Arktikast, siis ta ütles, et vabandage, et golfihoovus on see, mis aeg-ajalt tekitab, muudab muutusi ja viitas sellele, et vesi liikus Beringi väinas oma soodu, mitte mingit CO2 tõttu. Hästi huvitav materjal leitav internetist ja mul on tohutult kahju, et meil ei ole praegu Anto Raukast, kes võiks kogu see kliimapanikööride seltskonna vasaku käega pikali murda, et meil ei ole endel lippmaad ja sina Evelin keemikuna ju omal ajal ju keemia lõpetanud inimesena ja mäletad kõiki neid toredaid teadlasi väga hästi. Ja mina mäletan oma õpingutes kõige olulisemat punkti, et teadlane alati kahtleb, et sellist teaduslikku konsensust, see läheb sinna marksismi, leninismi mõjualasse, et alati teadlane kahtleb ja teadlasel peab jääma see julgus küsida küsimusi, praegust saad kohe tühistamise ohvriks ja ma vaatangi, et kõik see, kuidas püütakse naeruvääristada, ükskõik kui keegi julgeb midagi teistmoodi arvata või küsida, et kohe teeme kõike naljaks. Nüüd on see sama drooni teema. Püütakse jälle naljaks pöörata, et nii kaua kui ohvrid, meil on vedanud, et drooni ohvreid veel ei ole. Et millal see nali ära lõpeb? Et enam ei tehtaks nalja inimeste kannatust. Meil on kadumas argumenteeritud debatt, ehk siis kriiskamine, hüsteeria õhutamine ja paanika õhutamine. Kliimapööre on ju kogu aeg paanika õhutamine. Covidi ajal oli hommikul, lõhtul ja lõunal paanika õhutamine. Inimesi kontrollitakse hirmuga. Hirm on parim vahend ja liberaalid oskavad seda suurepäraselt ja valetada oskavad nad suurepäraselt, milline majanduskasv pidi olema. Juba on 0,01 kuskil, eks ole. Ja maksud ei tõuse ja et kõrgemad maksud edendavad majandust. Igal juhul tasub uskuda oma silmi, mitte labast propagandat. Aga suur tänu, armsad kuulajad. Meie saate nimi ongi Vaba sõna, sest me ei karda ja me ei karda templit otsa ette saada, me ei karda ka vangi minna, kui ükskord vihakõne seadus kehtestatakse, siis on lihtsalt
peate arvestama, et see saade pannakse kinni, aga senikaua kuulake, eks ta ole meil nagu Ameerika hääl, mõned inimesed on just öelnud, et nii Mart ja Martin Helme saade kui see Vaba Sõna on nagu Ameerika hääl omal ajal, et räägib seda, mida mujal ei räägita. Ja nautige saabuvad kevaded, kuigi ilmataat on siin vaatamata soojenemisele ikka lubanud meil siin lörtsi ja jahedust veel ja tundke lihtsatest asjadest rõõmu. Ja ärge kartke teha ka väikest kevadlõket, muidugi kui see lõke liiga suur on, siis teatage lihtsalt politseile või Päästeametile, et ma teen lõket viisakusest. Mitte viisakusest, muidu pahatahtlik naaber kaebab su peale. Ja nüüd on käeraudade panemise õigus ju nendel antud keskkonnaametnikele. Aga ikkagi, kliima soojenemine, külmemine on looduslik nähtus ja inimene ei puutu sellesse mitte üks raas, nii et võtke rahulikult, maakera ei põle, tuleb ilus kevad, välja arvatud droonioht. Just, olge ikkagi ettevaatlik ka. Kõike head. Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.